Esimene Moosese raamat, 11. peatükk, Paabeli torn. Kogu maailmas oli aga üks keel ja ühesugused sõnad. Ja sündis, kui nad hommikupoolt teele läksid, et nad Sinearimaal leidsid oru ja jäid sinna elama. Nad ütlesid üksteisele, tehkem nüüd telliskive ja põletagem neid hästi. Siis olid telliskivid neile ehituskivideks ja maapigi oli sideaineks. Ja nad ütlesid, tulge, ehitagem enesele linn ja torn, mille tipp oleks taevas ja tehkem enestele nimi, et me ei hajuks üle kogu maailma. Aga issand tuli alla vaatama linna ja torni, mida inimlapsed ehitasid. Ja issand ütles, vaata, rahvas on üks ja neil kõigil on üks keel ja see on alles nende tegude algus. Nüüd ei ole neil võimatu ükski asi, mida nad kavatsevad teha. Mingem nüüd alla ja segagem seal nende keel, et nad üksteise keelt ei mõistaks. Ja issand pillutas nad sealt üle kogu maailma ja nad jätsid linna ehitamata. Seepärast pandi sellele nimeks Paabel, sest seal segas issand ära kogu maailma keele ja sealt pillutas issand nad üle kogu maailma. Seemi järeltulijad. Need olid Seemi järeltulijad. Kui Seem, Shem, oli 100 aastat vana, siis sündis temale Arpaksad 2 aastat pärast veeuputust. Ja Seem elas pärast Arpaksadi sündimist 500 aastat ja temale sündis poegi ja tütreid. Kui Arpaksad oli elanud 35 aastat, siis sündis temale Seela. Ja Arpaksad elas pärast Seelahi sündimist 403 aastat ja temale sündis poegi ja tütreid. Kui Seela oli elanud 30 aastat, siis sündis temale Eeber. Ja Seela elas pärast Eeberi sündimist 403 aastat ja temale sündis poegi ja tütreid. Kui Eeber oli elanud 34 aastat, siis sündis temale Peelek. Ja Eeber elas pärast Peelegi sündimist 430 aastat ja temale sündis poegi ja tütreid. Kui Peelek oli elanud 30 aastat, siis sündis temale Reu ja Peelek elas pärast Reu sündimist 209 aastat ja temale sündis poegi ja tütreid. Kui Reu oli elanud 32 aastat, siis sündis temale Seeruk ja Reu elas pärast Seerugi sündimist 207 aastat ja temale sündis poegi ja tütreid. Kui Seeruk oli elanud 30 aastat, siis sündis temale Naahor ja Seeruk elas pärast Naahori sündimist 200 aastat ja temale sündis poegi ja tütreid. Kui Naahor oli elanud 39 aastat, siis sündis temale Teerah ja Naahor elas pärast Teerahi sündimist 119 aastat ja temale sündis poegi ja tütreid. Ja kui Teera oli elanud 70 aastat, siis sündisid temale Abraham, Naahor ja Haaran. Teerahi järeltulijad. Ja need olid Teerahi järeltulijad. Teerahile sündisid Abram, Naahor ja Haaran ja Haaranile sündis Lot. Aga Haaran suri, enne kui ta isa Teera oma sünnimaal Kaldea-Uuris. Ja Abraham ja Naahor võtsid enestele naised. Abrahami naise nimi oli Saarai ja Naahori naise nimi oli Milka. Haarani tütar. Haaran oli Milka ja Jiska isa. Aga Saarai oli viljatu, temal ei olnud last ja Teera võttis oma poja Abrami ja Haarani poja Loti, oma poja ja Saarai oma Minija, oma poja Abrami naise ja lahkus koos nendega Kaldea-Uurist, et minna Kaanani maale ja nad jõudsid Haaranini ning jäid seisma ja jäid sinna elama. Ja Teerahi elupäevi oli 205 aastat ja Teera suri Haaranis. Õpetussõnade raamat, peatükk 11. Valed kaalud on issanda meelest jäledus, aga õigest vihist on tal hea meel. Tuleb uhkus, tuleb ka häbi, aga alandlikel on tarkus.
ausus juhib õiglasi, aga valelikkus hävitab truuduse murdjad. Varandusest pole kasu vihapäeval, aga õiglus päästab surmast. Õiglus tasandab vagale tema tee, aga õel langeb oma õeluse läbi. Õigete õiglus päästab neid, aga truuduse murdjaid vangistab nende oma himu. Kui õel sureb, siis ta lootus hävib ja rumalate ootus kaob. Õige päästetakse hädast, aga õel satub sinna tema asemel. Suuga hävitab jumalatu oma ligimese, aga õiged pääsevad teadlikkuse läbi. Õigete õnnest hõiskab linn ja õelate hukkumisest tuntakse rõõmu. Õigete õnnistusest kerkib linn, aga õelate suu kisub selle maha. Napiaruline on, kes halvustab oma ligimest, aga arukas mees on vait. Kes käib keelekandjana, reedab saladusi, aga kes on ustava vaimuga, varjab neid. Kus ei ole juhtimist, seal langeb rahvas, aga kus on palju nõuandjaid, seal on abi. Kes asub käe andjaks võõrale, selle käsi käib halvasti, aga kes käe andmist ei salli, võib olla muretu. Veetlev naine saavutab au ja virgad saavutavad rikkuse. Kes osutab halastust, teeb head iseenesele, aga kalk teeb valu oma ihule. Õel teenib petise palga, aga õigluse külvaja tõelise tasu. Kes püsib õigluses, jääb elama, aga kes taotleb kurja, saab surma. Need, kel valelik süda, on issanda meelest jäledad, aga tal on hea meel neist, kelle tee on laitmatu. Käsi selle peale, kuri ei jää karistuseta, aga õigete sugu pääseb. Otse kui kuldrõngas, seakärsas on ilus naine, kel puudub peene tundelisus. Õigete igatsuseks on ainult hea, õelate ootuseks viha. Üks jagab välja, aga saab üha lisa. Teine hoiab varandust, ometi on puudus käes. Hing, kes jagab õnnistust, kosub ja kes kastab teisi, seda ennastki kastetakse. Kes keelab vilja, seda sajatab rahvas, aga müüja peale tuleb õnnistus. Kes taotleb head, leiab tunnustuse, aga kes kavatseb kurja, seda ennast see tabab. Kes loodab oma rikkuse peale, langeb, aga õiged haljendavad nagu lehed. Kes oma koja hooletusse jätab, lõikab tuult ja rumal saab targale sulaseks. Õiglase vili on elupuu, aga tark saab hinged. Vaata, õigele tasutakse maa peal, saati siis õelale ja patusele. Aamen. Uus testament, Markuse evangeelium, 7. peatükk. Jeesus vastab etteheidetele pärimuste rikkumise kohta. Ja kui variserid ja mõned kirjatundjad, kes olid tulnud Jeruusalemmast, kogunesid Jeesuse juurde, nägid nad mõnda tema jüngritest pühitsemata. See tähendab pesemata kätega leiba söövat. Variserid ja kõik juudid söövad ju alles siis, kui on kamalutäie veega käsi pesnud, kuna nad peavad kinni esivanemate pärimusest. Ja kui nad tulevad turult, siis nad ei söö enne, kui on käsi loputanud ja on palju muud, mida nad on võtnud pidada. Karikate ja kausside ja katelde ja lavatsite
pesemist. Ja variserid ja kirjatundjad küsisid Jeesuselt, miks sinu jüngrid ei käi esivanemate pärimuse järgi, vaid võtavad leiba pühitsemata kätega. Aga Jeesus ütles neile, kui hästi on teist silmakirjatsejatest ennustatud Jesaja poolt. Nõnda nagu on kirjutatud, see rahvas austab mind huultega. Nende süda on aga minust kaugel. Ilma aegu nad teenivad mind, õpetades õpetusena inimeste käskimisi. Teetate kõrvale Jumala käsu ja peate inimeste pärimust. Ja Jeesus ütles neile, kui osavasti te teete Jumala käsu tühjaks, et aga kindlustada oma pärimust. Mooses ütles ju, austa oma isa ja oma ema, ja kes isa või ema sajatab, peab surema. Teie aga ütlete, kui inimene ütleb isale või emale, mis sinul iganes oleks minu käest saada, on korban, see tähendab templile pühendatud ohvriand, siis ei lase teie teda enam midagi teha isa või ema jaoks, muutes Jumala sõna kehtetuks oma pärimusega, mille te olete pärinud. Ja te teete palju niisugust. Ja kui Jeesus oli taas rahva hulga enda juurde kutsunud, ütles ta neile, kuulge mind kõik ja mõistke, väljaspool inimest ei ole midagi, mis tema sisse minnes võiks teda rüvetada, vaid see, mis inimesest välja tuleb, rüvetab inimest. Kui kellelgi on kõrvad kuulda, kuulgu. Kui Jeesus läks rahva hulga keskelt koju, küsisid ta jüngrid temalt selle tähendamissõna tähendust. Ja tema ütles neile, kas teiegi olete mõistmatud? Kas te ei saa aru, et miski väljast inimesse tulev ei saa teda rüvetada, sest see ei lähe tema südamesse, vaid kõhtu ja tuleb jälle välja. Sel viisil kuulutas Jeesus puhtaks kõik toidud. Aga ta ütles, mis inimesest välja tuleb, see rüvetab inimest. Sest seest inimese südamest tuleb välja halbu arutlusi, hooramist, vargust, tapmist, abielu rikkumist, ahnitsemist, kurjust, kavalust, liiderlikkust, kadedust, pühaduse teotust, kõrkust, rumalust. Kõik need pahed tulevad seest välja ja need rüvetavad inimest. Jeesus kuuleb Kaanani naise palvet, aga Jeesus tõusis ja läks sealt ära Tüürose alale. Ja ta läks sisse ühte majja, soovides, et keegi ei tunneks teda ära. Ent ta ei saanud jääda varju, sest otsekohe tuli üks naine, kes oli temast kuulnud, kelle tütrekesel oli rüvevaim ning langes ta jalge ette. Aga see naine oli kreeklanna, pärit Sürofoiniikiast ja see palus teda, et ta ajaks kurja vaimu tema tütrest välja. Ja Jeesus ütles talle, lase esmalt lastel saada kõhud täis. Ei ole ju ilus võtta laste leiba ja visata koerakestele. Naine aga vastas talle, issand, koerakesed ju söövad laua all laste raasukesi. Ja Jeesus ütles talle, sellesama sõna pärast mine. Kuri vaim on sinu tütrest ära läinud. Ja naine läks koju ja leidis lapse voodis magamas ja kurja vaimu olevat lahkunud. Jeesus tervendab kurttumma. Ja Jeesus lahkus Tüürose alalt ja tuli läbi Siidoni Galilea järve äärde, 10 linnamaa piirkonna keskele. Ja tema juurde toodi kurt ja kidakeelne ning paluti teda, et ta paneks oma käe ta peale. Ja Jeesus võttis ta rahva hulgast kõrvale, pistis oma sõrmed ta kõrvadesse, sülitas ja puudutas ta keelt. Ning üles taevasse vaadates õhkas ja ütles talle, Efata, see on avane. Ja ta kõrvad avanesid kohe ja ta keelekütke pääses valla ning ta rääkis korralikult. Ja Jeesus keelas neid, et nad ei räägiks sellest kellelegi, aga mida enam ta neid keelas, seda enam nad jutustasid. Ja nad olid üliväga vapustatud ja ütlesid, kõik on ta teinud hästi. Ta paneb ju kurdid kuulma ja keeletud rääkima.
Markuse evangeelium 8. peatükk. Jeesus söödab 4000 meest. Neil päevil, kui taas oli koos suur rahva hulk ja neil ei olnud midagi süüa, kutsus Jeesus jüngrid enese juurde ja ütles neile: mul on rahvast hale, sest nad on juba 3 päeva minu juures viibinud ja neil ei ole midagi süüa. Ja kui ma lasen nad koju söömata, siis nad nõrkevad teel, sest mõned neist on tulnud kaugelt. Ja ta jüngrid vastasid talle: kuidas võib keegi siin kõrbes nende kõhud täis sööta? Ja ta küsis neilt: mitu leiba teil on? Nemad ütlesid: 7. Ja Jeesus käskis rahva hulgal maha istuda ning võttis need 7 leiba, tänas, murdis ja andis oma jüngrite kätte, et nad jagaksid need, ja nad viisid leiva rahvale. Ja nad olid ka mõned kalakesed ja neil olid mõned kalakesed ja tema õnnistades neid, käskis ka need viia rahvale. Ja nad sõid ja said kõhud täis ja ülejäänud palakesi korjati 7 korvitäit. Inimesi oli aga umbes 4000 ja Jeesus laskis neil minna. Jeesus keeldub tegemast tunnustähte taevast. Ja Jeesus astus kohe koos oma jüngritega paati ja läks Dalmanuta aladele. Ja variserid tulid välja ja hakkasid kiusates teda küsitlema, nõudes temalt tunnustähte taevast. Ja Jeesus ohkas sügavasti oma vaimust ja ütles: miks see sugupõlv nõuab tunnustähte? Tõesti, ma ütlen teile, sellele sugupõlvele ei anta tunnustähte. Ja jättes nad sinna paika, astus Jeesus taas paati ning siirdus vastaskaldale. Nad olid unustanud kaasa võtta leiba. Neil polnud paadis kaasas midagi peale 1 leiva. Ja Jeesus kinnitas neile: vaadake ette, hoiduge variseride haputaignast ja Herodese haputaignast. Ja nemad arutasid omavahel: see ongi see, et meil ei ole leiba. Seda märgates ütles Jeesus neile: mis te arutate, et teil ei ole leiba? Kas te ikka veel ei mõista ega saa aru? Kas teie süda on ikka veel kõva? Silmad teil on, aga te ei näe, ja kõrvad teil on, aga te ei kuule. Ja kas teil ei ole meeles, kui ma 5 leiba murdsin 5000, mitu korvitäit palakesi te korjasite? Nad ütlesid talle: 12. Kui 7 leiba oli 4000, mitu korvitäit palakesi te siis korjasite? Ja nad ütlesid: 7. Ja Jeesus ütles neile: kas te ikka veel ei saa aru? Ja nad tulid Betsaidasse ja Jeesuse juurde toodi pime ja paluti, et Jeesus teda puudutaks. Ja Jeesus haaras kinni pimeda käest, viis ta külast välja ja sülitas ta silmadesse, pani käed ta peale ja küsis temalt: kas sa näed midagi? Pime vaatas üles ja ütles: ma näen inimesi, sest ma märkan neid nagu puid kõndimas. Seejärel pani Jeesus uuesti käed ta silmadele ja ta sai täiesti terveks ja nägi kõike selgesti. Ja Jeesus saatis ta koju öeldes: ära mine külasse. Peetrus tunnistab Jeesuse Messiaks. Ja Jeesus ja ta jüngrid läksid edasi Philippuse, Kaisarea küladesse. Ja teel küsis ta oma jüngritelt: kelle ütlevad inimesed minu olevat? Aga nemad ütlesid talle: ristja Johannese ja teised Eelia, teised aga ühe prohveteist. Ja tema küsis neilt: aga teie? Kelle teie ütlete minu olevat? Peetrus kostis: sina oled Messias. Ja ta hoiatas neid, et nad midagi tema kohta ei räägiks. Jeesus kuulutab ette oma surma ja ülestõusmist. Ja Jeesus hakkas neid õpetama, et inimese poeg peab palju kannatama ning hüljatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ja tapetama ning 3 päeva pärast üles tõusma. Ja ta rääkis seda üsna avalikult ja Peetrus viis ta kõrvale ning hakkas teda noomima, aga Jeesus pöördus, vaatas jüngritele ja sõitles Peetrust: tagane vastupanija, sest sa ei mõtle Jumala, vaid inimese viisil. Ja Jeesus kutsus rahva hulga koos oma jüngritega enese juurde ja ütles neile: kui keegi
tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle. Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle. Ja kes iganes kaotab oma elu minu ja evangeeliumi pärast, päästab selle. Sest mis kasu on inimesel sellest, kui ta võidaks terve maailma, aga teeks kahju oma hingele. Sest mis oleks inimesele anda oma hinge lunahinnaks. Jah, kes iganes häbeneb mind ja minu sõnu selle abielurikkuja ja patuse sugupõlve ees, seda häbeneb ka inimese poeg, kui ta tuleb oma isa kirkuses ja aus koos pühade inglitega. Aamen. Uus testament, Pauluse esimene kiri korintlastele. Tervitus ja tänu. Esimene peatükk. Paulus, Kristuse Jeesuse apostliks kutsutud Jumala tahtmisel ja vend Soostenes Korintuses olevale Jumala kogudusele. Kristuses Jeesuses pühitsetule, kutsutud pühadele ning kõigile neile, kes kõigis paigus appi hüüavad meie issanda Jeesuse Kristuse nime, kes on nende ja meie issand. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Ma tänan alati oma Jumalat teie pärast, Jumala armu eest, mis teile on antud Kristuses Jeesuses. Te olete ju kõige poolest saanud rikkaks temas, igasuguses sõnas ja igasuguses mõistmises, kuna tunnistus Kristusest on teis kinnitatud. Nii et teil ei ole puudu ühestki armuannist, oodates meie issanda Jeesuse Kristuse ilmumist. Tema kinnitab teid ka lõpuni, et oleksite laitmatult puhtad meie issanda Jeesuse Kristuse päeval. Ustav on Jumal, kelle poolt te olete kutsutud osadusse tema poja Jeesuse Kristuse meie issandaga. Ma kutsun teid üles, vennad, meie issanda Jeesuse Kristuse nime pärast, et te kõik räägiksite üht viisi ja et teie seas ei oleks lõhesid, vaid et oleksite ühte liidetud, samas meeles ja samas nõus. Kuid Chloe pere, mu vennad, on mulle teie kohta teatanud, et teie seas on riidu. Ma räägin sellest, et igaüks teist ütleb, mina olen Pauluse poolt või mina olen Apollose poolt või mina olen Keefase poolt või mina olen Kristuse poolt. Kas Kristus on mitmeks jagatud? Kas Paulus lööd risti teie eest või ristiti teid Pauluse nimesse? Ma tänan Jumalat, et ma ei ole teie seast kedagi ristinud, peale Krispuse ja Kaiuse. Nii et keegi ei saa öelda teid olevat ristitud minu nimesse. Siiski ma ristisin ka Stefanese pere. Kedagi muud ei tea ma olevat ristinud, sest Kristus ei läkitanud mind ristima, vaid evangeeliumi kuulutama, mitte aga inimliku tarkuse sõnadega, et Kristuse rist ei muutuks tühiseks. Jah, sõna ristist on narrus neile, kes hukkuvad, aga meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi. Sest kirjutatud on, ma hävitan tarkade tarkuse ja teen olematuks mõistlikke mõistuse. Kus on tark? Kus on õpetlane? Kus on selle ajastu arutleja? Kas mitte Jumal pole teinud maailma tarkuse narruseks? Kuna maailm Jumala tarkuses ei tundnud Jumalat ära tarkuse abil, siis oli Jumalale meelepärane päästa selle narri kuulutuse kaudu need, kes usuvad, sest juudid nõuavad tunnustähti ja kreeklased otsivad tarkust. Meie aga kuulutame risti löödud Kristust, kes on juutidele ärrituseks ja paganaile narruseks. Ent neile, kes on kutsutud, olgu juutidele või kreeklastele, on ta Kristus, Jumala vägi ja Jumala tarkus. Sest Jumala narrus on inimestest targem ja Jumala nõtrus inimestest tugevam. Vaadake, vennad, iseendid, millistena te olete kutsutud. Mitte palju tarku inimeste meelest, mitte palju vägevaid, mitte palju kõrgest soost, kuid Jumal on valinud maailma meelest narrid, et häbistada tarku, ja Jumal on valinud maailma meelest nõrgad, et häbistada
tugevaid. Jumal on valinud need, kes maailma meelest on alamast soost ja halvaks pandud, need, kes midagi ei ole, et teha tühiseks need, kes midagi on. Et ükski inimene ei kiitleks Jumala ees. Aga teie olete tema tõttu Kristuses Jeesuses, kes on saanud meile tarkuseks Jumalalt ning õiguseks ja pühitsuseks ja lunastuseks, et läheks täide, nagu on kirjutatud. Kes tahab kiidelda, kiidelgu Issanda üle. Lõppes Pauluse esimene kiri korintlastele, 1. peatükk. Aamen.